Ja nüüd küsimus ongi selles, et meil Eestis on olemas maavarad, et Toomas Paur rääkis seda saadet, eks see natukene niisugune provokatiivne saade oli, et kui meile võidakse öelda, et meil ei ole mitte midagi, me oleme vaesed ja me olemegi niisugused nagu hädapätakad, siis teoreetiliselt võiksid meie maavarad olla miljardites eurodes. Kas ta on 20 miljardit, 40 miljardit, et sa kujutad pilti, et Eestis on nii palju maavarasid, et 20 miljardiga paned puusse ja mitte midagi ei juhtu. Et Eesti seisukohalt, kas ta on 20 miljardit või 40 miljardit, arvestades meie rahvamassi ja see, millisel territooriumil need asuvad, siis mingisugust nii-öelda tarbimisväärtust sellest ei teki. Seda on rohkem, kui meil vaja on. Ehk meil on olemas põlevkivi, mis on kukersiit ja mis on argiliit. Ja meil on fosforiit olemas. Ja nüüd argiliidis on olemas, lisaks orgaanika poolele on olemas ka uraani. Ja on molübdeeni ja tõenäoliselt meil on ka väärismetalle, nii kuld, hõbe kui PGE ehk palladiumi grupi elemente. Need on vist mingi 9. Plaatina, palladium, iriidium, roodium. Ja hästi palju on meil ka muldmetalle. Ehk sisuliselt Eesti põlevkivi on nagu Mendelejevi tabel. Tänapäeval ei teata, kes oli Mendelejev. Palju õnne teile, mina tean. Ja see meie häda on selles, et me lihtsalt, kas siis seda ajame ahju ja põletame, reostame keskkonda. Ma mäletan, et äkki 2004. aastal üks akadeemik ütles, et jumal küll, et te nagu põletate, valus on vaadata, et te põletate nagu 500 eurostega, panete ahju alla, et kui siis minge natukene ja vahetage need pangas 5-staks, et te saate, siis olid küll kroonid, aga vahetage siis need vist 1 kroonistaks, et saate rohkem raha, et saate rohkem sooja ja et põletamisel nominaalväärtus ei loe. Ja meil küsimus ongi selles, et ta on küllaltki komplitseeritud maavara. Ja milles on küsimus, see, mida siin on tehtud, neid igasuguseid uuringuid, näiteks väärismetalli osas, ma ei ole näinud, ma olen otsinud, uurinud, leidnud ja ikkagi uurinud. Ma ei ole leidnud ühtegi väga tõsiselt usutavad uuringud, mis kinnitaks, et meil ei ole väärismetalle. Väärismetallid annaksid selle eelise, et kui me täna hakkame kaevandama, siis ta juba täna tasub ära. Kui sealt uurida, siis aastal 1985 nõukogude ajal NSV Liidu geoloogiaministeeriumist taheti uurida, kas INAA meetodiga saab tuvastada ka seda, mis on meie argiliidis. See on siis, teed proovi ja seda nii-öelda siis kirjutatakse neutronitega ja põhimõtteliselt ained lähevad radioaktiivseks ja nad hakkavad poolestuma. Ja 88. aastal see katse tehti argiliidist, aga seal on üks probleem, on see, et seda mõõdeti kiirgust 3. ja 20. päeval. Kuld juba poolestub natukene varem ära, aga kuna meil argiliit koosneb räni ja alumiiniumoksiidist, siis need annavad küllaltki suure fooni. Et kui me näiteks praegu sinuga räägime, ma võin rääkida isegi oluliselt vaiksemini. Sa ikka kuuled mind. Aga kui me nüüd oleksime AC/DC kontserdil, kohe kõlari ees, siis ma võin isegi kõvemini rääkida. See lihtsalt ei erista. Ja nüüd küsimus ongi selles, et see foon ei ole väga hästi selge ja mida mulle ütles üks tollane, maailm on väike, tollane geoloogia ministeeriumi ametnik, et ega teile ei antudki teada, mis teil on. Nõukogude Liidu ajal Eesti NSV oli strateegiline reserv. Nõukogude Liidu esimene tuumapomm on ehitatud Sillamäel kaevandatud uraanist. Kuna Kasahstanis oli uraanisisaldus oli rohkem, siis koliti sinna ja palju õnne neile. Ehk nad oskasid oma uraani ära kasutada tuumapommi jaoks, kuigi Nõukogude Liidul ei olnud see vaenulik, vaid Nõukogude Liidu tuumapomm oli väga inimsõbralik. Kusjuures sellest oli isegi laul. Jah, ei midagi ei ole muutunud, tänapäeval ka Ameerika pommid on väga sõbralikud, aga see selleks. Ongi. Ja meie selle nii-öelda
sõda rahastatud CO2 on väga inimsõbralik ja loodusel on seda vaja, sest nagu sa ütlesid, see ei ole ju saaste, taimed on väga õnnelikud. Ja selles piirkonnas on sellest tohutu puudus. Ja nüüd küsimus on selles, Putin on üldse roheline, okei. Et kui me nüüd vaatame, et mis meil vaja on, täna meil uraani pole vaja, aga meil on vaja elektrit. Et mida inimesed ei tea, on see, et eelmine aasta oli nii-öelda majanduses hästi murranguline periood. Et kui 100 aastat tagasi me elasime nii-öelda nafta ajastul ja tõenäoliselt viimased 30 aastat oli naftasektorisse ja gaasisektorisse investeeriti kõige rohkem raha, siis nüüd eelmisel aastal investeeriti nii-öelda AI sektorisse 1,5 kuni 2 triljonit dollarit. Noh, see vahe on sellest, et mida lugeda selle sektori omaks, sest võib olla mõlemas sektoris kasutatav. Aga lihtsalt võrdluseks, et esmakordselt nafta- ja gaasisektorisse investeeriti 1 triljon ja esmakordselt siis nii-öelda tehisintellekt läks sellest mööda ja ei läinud lihtsalt mööda, vaid näiteks väga kauge maa tagant piduri tulesid korraks. See tähendab seda, et kui maailmas täna toodetakse elektrienergiat suurusjärgus 30 000 teravatt-tundi, siis keegi ei oska täna ennustada, kui palju me vajame näiteks aastaks 2040 või 2050. See, et me loodame, et päike ja tuul, ma ei ole selles väga kindel, sest ma ei tea ühtegi majandusharu, mis ainult näiteks suvel edeneb ja talvel lihtsalt, ma mõtlen tööstusharu, spekulatiivseid asju börsil võid ka kaubelda 1 kuu ja ülejäänud kuu, kui hästi läheb, siis elad hästi ja pruunkaru kasvatus võib-olla. Aga me ei ole teda kunagi kasvatanud, me ei tea, kas siis peaks arendama siukse, et siis saaks ainult tuult ja päikest kasutada. Nägi meie poliitikud, et nad on kõigusoojased. Näiteks karvased nad juba on ja sulelised, et siis aga huvitav, mis nendega teha, et ma lihtsalt mõtlen, kuidas neid mõtta, kas eluskaalus või tapakaalus, vabandust. Et vihakõne. Chris Kärner võib, miks mina ei üle vindi keeratud. Aga ma ei ole poliitik, siis ma ei tohi šokeerivaid avaldusi teha. Poliitikud muideks võivad. See on ka Euroopa inimeste kohus lubab, et PR-kampaania. Näiteks. Ja seda on paljud, Benetton on kasutanud äärmiselt võikaid reklaame ja kõik edasi. Aga nüüd tulles tagasi elektriaasta juurde, siis on arvatud, et aastaks 2040 võib elektrivajadus olla 100 000 teravatti. Paljud arvavad, et see võib isegi 130. Kui me räägime 100 või 130 000 teravatt-tundi, siis see on see suurusjärk, et kui me kaevandame kivisöö, nafta ja gaasi ja muundame selle elektriks, siis me heal juhul väga hea nii-öelda kasuteguri juures saame võtta selle koguse, siis muud midagi enam ei ole. Ja see on väga selge, et 5 aasta perspektiivis, kellel elekter on, see areneb, aga siin pole need küsimused, et näiteks majandusteaduses on lihtne asi, et mitu hiniini sul praegu kodus on? Ma ei isegi saa aru, mis sa küsid. Hiniin on ravim. Mitu tabletti? Ei ole üldse ravimeid kodus, ainult ravitee on. Ära üle 1000 milligrammi võtta, ma kuskilt lugesin. Okay. Ma nägin, Egiptuses oli müügil, apteeker soovitas, et teie kliimas on see väga vajalik. Ilmselt ta tahtis mind ära tappa. Ja nüüd, kui me mõtleme, et nüüd selle hiniini näitega sulle nüüd potsatab postkasti, et täna on, nüüd sa tead, mis on, et on ravim, et osta 10 hiniini tabletti ja sa saad 20 tabletti, maksa 10 eest ja saad 20. Sa tormad apteeki või? Vist mitte, aga ma saan aru, et sellega ravitakse malaariat. Jah, ei, ma saan aru, nüüd me oleme Aafrikas ja mul on 4 tabletti. Ja tõenäoliselt selleks, et ellu jääda, piisab 2. Me ei ole spetsialist, aga ütleme, et me jõuame kuskil kellegi juurde, et siis me jääme ellu. Ja sulle 2 ja mulle 2. Mul on 4. Sina oled malaariahaige, mina ei ole. Kui palju sa maksad mulle selle 2 tableti eest? Nii palju, kui mul on.
ilmselt paned ka kodupanti, sest ilmselt kodu ju teispoolsuse kaasa ei võta. Et eks see tähendab seda, et kõik on ju kontekstis. Ehk kui meil on elekter, aga ta maksab 800 eurot megavatt, pluss kõik muud maksud, igatsuse maksu ja mälestuse maks ja nüüd kindlasti tuleb akumulatsioonimaks, siis tuleb kestamaks, siis ma paneksin ka hapnikumaksu. No ärme neile mõtteid ette, las nad mõtlevad ise ka natukene. Vaata, siis on päris hea, kui see maks tuleb, siis ma saan alati lastel rääkida, et teie vanaisa leiutas selle uue maksu, siis aga jah, ehk küsimus ongi selles, et meil on elektri järgi tekib mega suur vajadus. Ta peab olema juhitav, mitte et vahelduv vool, et vahel on ja vahel ei ole. Ja ta peab olema mõistliku hinnaga. Näiteks krüptokaevandajad võivad maksta mingi suurema koguse, aga näiteks loomakasvatajad ilmselt ei suuda kasvatada või teised, või siis pensionär keerab nüüd lambipirni välja, et ega see nii väga pime ei olegi. Siis tunneb, et külm on, võtab selle vanarahva tarkuse järgi, võtab püksirihma kätte ja pekseb radikad kuumaks näiteks. Ja naabril on ka hea meel, sest vesi läks ju kuumaks ja see tsirkuleerib. Vahetustega töö. Jah, et Maali, peksa sina. Ma ei saa. Ma annan praegu Teinole süüa. Mismoodi ma sulatan tal võitsuus. Et vabandust. Et 5 aasta perspektiivis need riigid, kellel on elekter palju, need valitsevadki turgu. Ja ma arvan, et need riigid võiksid näiteks 2 aasta pärast kanda tinglikult sihukest koodnimetust nagu C5. See on tuumik 5, kuhu kuuluvad Ameerika Ühendriigid. Tänases mõistes Ameerika Ühendriigid Elon Muski vanaisa järgi, kes oli tehnokraad, ilmselt suur Ameerika, mis hakkab Gröönimaast ja lõpetas Venezuela ja Kolumbiaga, Panama ja kõik vahele, kus juures Kuubaga. Teadaolevalt vist venesed juba viivad oma rahvastiku sealt ära. Ja, see on juba ohtlik märk, jah. Jah. Siis ütleme Suur-Ameerika, Venemaa, India, Hiina ja Jaapan. Jälle inimesed ei tea, miks see 5 oli. Ameerikas oli niisugune riigisekretär nagu Kissinger. Ta tänaseks on surnud, aga ta üks nutikamaid. Ja ta tema välispoliitiline doktriin on 3-nurk. Et mingil ajastul siin külma sõja ajastul oli Ameerika Ühendriigid, NSV Liit ja Hiina. Ja ameeriklaste eesmärk on alati hoida seda teist osapoolt endale natuke lähemal. Kuna Nõukogude Liit Mao Zedongile mingit tehnoloogiat ei andnud, siis ta solvus ja põhimõtteliselt Hiina siis hoidis natukene Nõukogude Liidu vastu ja oli natuke lähemal Venemaale. Nüüd see kolmikliitu sellisel kujul, kolmikjõudu ei ole ja tegelikult tehaksegi nüüd riikide tuumik. Ja kui sa nüüd seda 5 riiki vaatad, näiteks huvitav on see, et eelmisel aastal Ameerika Ühendriikide president kohtus kõigi nende riikide juhtidega. Ei välista, et seda on ka varem juhtunud, aga ma arvan, et peale teist maailmasõda seda pole toimunud. Et viimati oli Jaltas midagi, aga seal olid teised. Seal oli kolmik ikkagi. Ehk põhimõte on selles, et teadaolevalt Hiina ja India mitte kunagi ei pane selga kokku. Nad majanduslikult võivad tegutseda, samuti Hiina ja Jaapan ei lähe kokku. Jaapan ja Venemaa tõenäoliselt ka ei lähe kokku, sest jaapanlased ei suuda siiamaani mõista, et kuidas te nii tegite, et kui 39. aastal või 40. aastal Jaapan ja NSV Liit sõlmisid vastastikku mitte kallaletungi pakti, Hitler tahtis, et Jaapan ründaks Venemaad ehk teine rinne, siis jaapanlased ütlesid, et jah, aga me ei saa teha, et meil on ju leping, me täidame lepingud. Ja siis peale Jaltad Churchillil oli huumorimeelt, ta kohustas Nõukogude Liitu alustama sõda Jaapani vastu, kuigi nende see mitte kallaletungi pakt
nägi ette, et see leping oleks lõppenud 46. aasta vist aprillis. Ja nad juulis 45 ründasid, samas me teame, et 6. ja 8. augustil 1945 ameeriklased viskasid Hiroshimale ja Nagasakile tuumapommid ja tõenäoliselt kui ilma selle Nõukogude siis ilma see, et Nõukogude Liit kuulutas Jaapanile sõja, siis ilmselt oli neil veel 3. ja 4. Igal juhul oleks Jaapan kapituleerunud. Aga põhimõte on selles, nad ei saa aru, et me ju leppisime kokku. Nemad on need, kes oskavad sõna pidada ja tõenäoliselt üks võimalus, kuidas nad suudavad andeks anda, kui näiteks keegi Vene riigijuhtidest teeb harakiri. Ehk vabandab, tunnistab viga samurailikult, et ja ongi, et sa nii-öelda laotad oma kõhu välja, mitte see, et vaata, mida ma sõin, vaid see ongi näide, et ma enam nii ei tee, vabandust. Erinevad rahvused, erinevad kombed ja tänu sellele teine maailmasõda ja maailmakord oleks teine olnud, kui Nõukogude Liit ei oleks saanud tuua oma vägesid Kaug-Idast ära. Siis tõenäoliselt oleks suudetud nii Moskva ära vallutada kui ka Baku ja oleks Natsi-Saksamaa saanud endale Bakuust juba naftat, nende nii-öelda tehnika sõitis süntees naftal, ehk siis -15 kraadi juures oli see jäätus juba ära. Peale seda, et ma tean sõjaväest, et kui sa oled nii-öelda PTR-is, mis on ära jäetunud, et ei soovita, et see nagu võimendab. Ja nii juhtus, aga kuna neil oli suur plaan jõuda selle AA liinile, Arhangest Astrakhan, see on eraldi teema, see ei ole AA, ei tea anonüümsed alkohoolikud, vaid nüüd on AA liin, on natuke midagi muud, on Arktika ja Aasia, ehk siis nii-öelda Põhja-Jäämeri ja tõenäoliselt ka selle kliimamuutustega muutuvad ka Venemaa sisejõed laevatatavaks. Nad on niigi laevatatavad, aga kuskil veetase tõuseb, kuskil veetase kukub ja nüüd kui Gröönimaa nüüd hakkab sulama, ehk tuleb see tagasi, mis oli 1 miljon või 2,5 miljonit aastat tagasi, et mammut Manfred ütles, et näed, surin ära, aga ikkagi nad reostavad CO2-ga, et siis me saame teda tagasi kloonida. Ehk põhimõte on selles, et sinna miljonite aastate jooksul Gröönimaale on tekkinud jääkilpe. Sa tead, et kui paned koormasse palju lund või jääd, siis ta muutub raskeks. Ehk mägi avaldab mõju maakera litosfääril ehk maakoorele. Ja sinna kõrvale on tekkinud ka jäämäed. Aga suured esemed, neil on gravitatsioonijõud. Ehk esiteks ta vajutab seda Põhja-Jäämäärt Gröönimaa juures maha, alla, mis tähendab, et sinna mahub rohkem vett sügavamasse kohta. Ja jäämäel on gravitatsioonijõud, ehk siis vesi on rohkem selle liustiku juures. Kuna mingil põhjusel kliima muutub, siis surve maakoorele väheneb, maapind tõuseb, ehk vesi paratamatult hakkab minema kuskile mujale. Ja kuna jääliustikud ka ja jäämäed sulavad, siis need jäämäed kaotavad gravitatsioonijõudu ja see vesi valgub nüüd meie poole, ehk tõenäoliselt rannajoon meil hakkab muutuma, kas ta tõuseb meeter, pool meetrit, tõesti ei tea, aga ta tõuseb. Ehk põhimõte on nüüd selles, et meie kandis ei ole hullu. Isegi kui tõuseb 1 või 2 meetrit, siis meie jalad on kuival. Ja et see tähendab seda, et transpordikoridorid muutuvad ja see on geopoliitiliselt, on see väga vajalik ja Gröönimaad on ameeriklastele vajalik selleks, et kui vaatad nii-öelda maakera ülevalt poolt, siis nüüd kui võtta Gröönimaa ja Alaska, siis Ameerika Ühendriigid või siis Suur-Ameerika, kui ta nüüd võtab Kanada ära ja Mehhiko ära ja siis teised riigid ka sealt, et siis see Suur-Ameerika kontrollib Põhja-Jäämerest kuskil 48% või 46%. Teisel kohal paar protsenti vähem on Venemaa, aga nad küll ei anna 100% kokku, aga poliitiliselt on see tervik. Kõik, kes seal teised on, need enam ei kontrolli. Gröönimaa on geopoliitiliselt äärmiselt tähtis ameeriklastele. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kuna meil on hästi palju elektrit vaja, sellepärast, et toimub automatiseerimine, jätkuvalt toimub robotiseerimine, jah, on ohud, aga mina ei oska siin rääkida, aga tõenäoliselt, kui need ohud ära kõrvaldada, siis tulevikus me enam ei pea tööd tegema. Et ma usun, et nüüd tuleb
Malev 2 film, et siis kui seal need vangi langenud ristirüütlid lubasid meest töö ära teha, mille peale eestlased väga pahaseks said, et mis mõttes tapsite, vägistasite, kiusate, nüüd tahate meie töö ka veel ära teha. Et meil on edulugu ja meil on töökas rahvas, et saaks sealt tööd teha. Ja nüüd probleem on selles, et kui siiamaani näiteks maailmas arvati, et niisugune riik, mis toimiks, seal peab olema kuskil 300 miljonit inimest, siis ausalt öeldes, kui robotid teevad tööd ära, nad teevad 24/7, nad ei tee suitsupause, nad ei tee streike, miitinguid, kuigi äkki teevad tulevikus, see on põhimõte on selles, et inimene ei ole enam tööjõud. Selle tähtsusega, tähendab põhimõtteliselt sind ja mind saab siis mõõta mingites teistes ühikutes, aga sinu tööd ja minu tööd enam ei saa mõõta hobujõududes. Ehk meil, see toimub niisugune emergents muutus, ehk me läheme hoopis teisele tasemele. Ja nüüd selleks, et seda vajalikku tööd teha ja inimene siis vabaneks uutele mõttekatele tegevustele, asendustegevused on joomine, mölisemine, teeme partei näiteks. Ja see on see, miks ma seda räägin, et kui sa ütled, et kas me saame rikkaks, et kas ikka tasub rikkaks saada. Et mõtle, mida inimene teeb rahaga, et raha on üks asi, mis alati inimesi rikub. Ja kui sa selleks valmis ei ole, siis parem ärme saame rikkaks. Teeme siis seda tööd edasi. Istume piruvalguses ja et lätlastel äkki on veel hullem. Ja kui ei ole, siis leiame Aafrikast selle riigi, kellel on hullem kui meil. Ja nüüd põhimõte ongi selles, et see muudatus toimub. Nüüd, mida paljud nagu ütlevad, et see kaevandamine praegult ei tasu ennast ära. Üks on keskkonna oht, aga näiteks kaevandatakse kilomeetri sügavuselt ja maa-alused kaevandamised ja kui see on automatiseeritud, näiteks kui sul on kaevandamismaht on juba üle 10 miljoni tonni, siis tasub juba see automatiseerida, robotiseerida, toestamised on hüdraulilised, kutsume hiinlased kaevandama, ma ei mõtle siis mitte inimesi, vaid nende tehnoloogiad ja ettevõtteid, nad ise rahastavad ka aga me ei saa ju, nad ei ole meie liitlased ju. Et äkki meil on siis... Väga libe tee, jah? Ja, järelikult kaevame ise. Aga argiliiti kaevatada ei saa, sest seal tekib raadium ja kus on raadium, seal on radoon. Ehk siis inimesed võivad kiirituse saada, aga robotitel reeglina seda vajadust ei ole. Aga nüüd lihtsalt teadmiseks, et miks ei tasu ära, sest nagu Toomas Paurim ütles, et paljud ütlesid tark inimene, aitäh, aga et ma olen utopist. Küsis, et Toomas, et kommenteeri, ma ei oska kommenteerida, et miks ma utopist olen, et kas ei ole meil argiliiti või pole seal uraani või kui sa ütled, miks, siis ma oskan sulle vastata, lihtsalt ütelda, et Peeter, et sa ei ole kõige targem, miks sa peaksid reageerima. Et täpselt nagu see Chris Kärner, et kõik läksid nagu närvi, et mis ta ütles, et tema hüpoteetiline poeg võiks minna kiusama kooli, keda iganes, eks ole, et valitsus kiusab meid ju iga päev, et mulle tundub, et uues nii-öelda anatoomiaõpikus on minu aju ka ju suguorgan, sest nad kepivad mul aju iga päev, aga ma ei ole sellega nagu nõus. Et lisaks suule ja tagumikule on need juba ammu teada olevad suguorganid. Siuke mentaalne vägistamine käib kogu aeg. Jah, oskad siis öelda, et mismoodi see kõik läheb, aga nüüd see põhimõte on selles, et kui sa võtad nüüd seda uraanioksiidi, siis meile öeldakse, et meil uraanioksiidi argiliidis on 100 ppm ehk tonni kohta 100 grammi. 88. aastal tehtud see INAA analüüs. See näitas, et võib-olla isegi 200 ppm. Kaevandada teda praegult veel ei tasu, tavameetodid, et võtadki, nagu ma alati ütlen, et kui sul on tööriistadeks sirp ja vasar, midagi saad teha, aga see väga loov lähenemine ei ole, aga nagu inimesed mõtlevad, et kui keegi hakkab rääkima 2 aasta pärast ja võtab see, mis oli revolutsiooni aeg, et siis mul alati tekib tunne, et sa Lenini ajal nekroloogi pidanud, et ta suri 24. aastal, et kuidagi need teadmised on väga vanaks jäänud. Ja nüüd põhimõte on see, et lihtsalt näidata seda mahtu, siis 1 kilogramm uraanioksiidi, mis on meil argiliidis. Kui seal on 100 grammi, siis me peame kaevama 10 tonni, kui on 200 grammi on tonnis, siis me peame kaevama 5 tonni. Nii, nüüd
uraanioksiid, 1 kilogramm uraanioksiidi, sealt otsa ei saa, aga primaarenergia ta võrdub kuskil 70 tonni diisliga. 1 kilogramm uraani on 70 tonni diislit. Võtame siis näiteks keskmiselt 500 eurot diislitonni, hulgihindades, ilma maksudeta. Sinna tuleb transport otsa ja kõik muud asjad, meil on natukene lähemal transport, oma õue pealt saad kaevata. Siis põhimõtteliselt me kaevame näiteks 10 tonni argiliiti ja nii-öelda see primaarenergiaväärtus oleks 70 tonni diislit, mis maksaks kuskil, äkki tuleb 35 000 eurot. Siis me saame, et 10 tonni hind on 35 000, ehk 1 tonni kaevandamine maksaks ainuüksi uraani pealt, annaks meile tulemuseks 3500 eurot. Ja kui hiinlased praegu 1000 meetri sügavuselt kaevandavad automatiseeritud viisil, siis neil on kuskil 20-30 eurot on tonn. Siis keegi ütleb, et ei tasu ära, siis tõenäoliselt ta ei ole arvestanud korralikult. Tõesti, et kirkaga ei tasu. Nüüd teine küsimus on põhjavesi, siis tuleb kiiresti teha ju taastäide. Ehk sa kaevad välja ja teed kohe kiirtäite. Et põhjavesi ei ole nagu üks suur reservaar, et sa teed augu sisse, siis ta jookseb tühjaks. Need on kihtide vahel ja nüüd küsimus ongi selles, et kui sa kiiresti suudad taastäite teha pastana, siis me ei keera oma põhjavett tuksi. Ehk võimalik, et seal äkki ikkagi läheb, et 5 või 10 kilomeetri kaugusel äkki ei saa kaevu teha, et vesi läheb madalamale, aga teeme siis memmele siis puurkaevu. Aga tõenäoliselt me ei keera ka oma põhjavett tuksi ja pinna ei vii alla. Nüüd kui rääkida, et kui keegi ütleb, et kas sa kujutad ette ka, et mida see taastäide tähendab, jah, kui sa lähed ja ma ei tea, K-rautast ostad nüüd tsementi, siis see pole kõige parem, aga nüüd jälle, et meil on jumal nagu ikkagi, ma usun, et on ikka selline nädal aega eestlane olnud, et ta andis meile maavarad, on kukersid ja argiliid. Kukersidis on kuskil orgaanikad on 34%, argiliidis orgaanikad on 20% ja seal on hästi palju kaltsiumoksiidi või kaltsiumhüdroksiidi ehk lubjakivi. Argiliidis saame ränioksiidi ja alumiiniumoksiidi. Kui nüüd omavahel kokku segades me saame potsolaani. Tänapäeval ilmselt natukene paremini kui vanad, et oskas öelda, et vanad hiinlased või Tartaaria tegelased siis oskasid seda Hiina müüri ehitada ja vanad roomlased oskasid ehitada nii viadukte kui tee aluspõhjasid, sellel püsib üleval, et see on graniidist tugevam ja nüüd see kivistub 1 päevaga. Ehk siis sisuliselt me suudame hästi kiiresti kaevandada, et sa ei tee pikki koridoore, ma ei ole kaevandusinsener, ma ei hakka rääkima, kuidas kaevandada, aga selleks kindlasti sa veel kirjutada meili hiinlastele, et täna ju ChatGPT tõlgib ära, aga igaks juhuks kontrolli, et mida ta täpselt sulle kirjutas. Et proovi mitu korda edasi-tagasi tõlkida, näiteks kas või vene keelde ja siis tõenäoliselt viga tuleb välja. Ja nüüd põhimõte on selles, et täna on sisuliselt juba võimekus seda uraani kaevandada. Sealt me saame molubdeeni ja kõike muud. Nüüd uraani juures on eripära see, et Ando Raukas juba teadis, et kuskil 60-70% uraanist läheb orgaanikasse ja meie eelis on selles, et orgaanikad on ainult 20%. Ehk kui me nüüd orgaanika ära põletame, siis uraan jääb tuhka. Aga kui orgaanika on puhas, näiteks ma ei tea, orgaanikas saab igasuguseid huvitavaid asju teha, põlevkivõli ja seda me oskame põletada ja nüüd see uraan ladestub sinna tuhka ja võimalik, kui see on puhas orgaanika, siis sinna jääb kuskil 5-10%. Ehk 200 kilost me saame siis 10% 20 kilo. Ja kui sinna jääb nüüd 70 ehk 20 kilo ja 700 või 70 grammi argiliiti, näiteks Kanadas on kuskil 20 000 ppm ehk tonnis 20 tonni uraani, Kasahstanis on ka päris head, Austraaliaski, aga nendel on maak, aga meil on nüüd tuhk. See on ära puhastatud kõikidest kõrvalmõjudest. Ja nüüd sellest tuhast
rikastamistehastes uraani eraldamine on 10 korda vähemalt kiirem ja 10 korda odavam. Mis tähendab seda, et kui see on 10 korda kiirem, 10 korda odavam, siis meie nii-öelda selle argiliidi uraani nii-öelda töötlemine oleks sama, nagu keegi annaks näiteks, ma ei tea, 40-50 kilogrammi tonni kohta või ka rohkem. Seda maailmas ei ole. Ja nüüd küsimus ongi selles, et mis meil tuleb elektriks. Võimalik, et avastame Nikola Tesla taolisi inimesi, et me saame atmosfäärist, ei välista, on igasuguseid huvitavaid asju, aga probleem on selles, et tõenäoliselt, kui mingi tehnoloogia tuleb, siis ta tõenäoliselt mingi 10 aasta jooksul ta nii-öelda siis masstootmisse ei lähe. Ehk tõenäoliselt kuni aastani 2050 tekib meil tõsine probleem energiaga. Meie all ma mõtlesin nüüd maailma. Kui ma nüüd mõtlen, et meil on see võimekus olemas, siis meil ei teki. Ja nüüd põhimõtteliselt, kui nüüd võtta, et näiteks et C5, ehk siis suur Ameerika, Venemaa, Hiina, India ja Jaapan, kui nad näiteks kulutaksid ära, neil oleks vajadus 100 000 teravatti, mida meil praegult arvatakse, et kogu maailm vajaks, siis me suudaksime tõenäoliselt 500 aastat neid varustada energiaga. Ehk me oleksime kaunikesti kasulikud. Aga nüüd me jõuamegi selle asja juurde, et kui me energias, Eesti Energia juures nägime, et see on nagu niisugune, ta on nagu maja, Raimond Kauger ütles Eesti kohta kunagi, et teist on nagu väike maja maantee ääres, et kel lusti see astub sisse, lööb korra majja või siis on nii nagu Mägramaja Joel Steinfeldi pealt ja sa lähed kuskile kohtusse, aga kohtunikuks on karu, kes ei saanud asjast aru. See on, protsess on, aga miks see on, ju mingit väärtustel ei ole. Ja nüüd oht on selles, miks ma ka seda räägin, siis põhimõte on see, et kui ma vaatan nüüd täna, mismoodi ka teema Eesti Energiaga käitutakse, siis täna ma näen niisugust asja, et meid teadlikult juhitakse. On olemas teatud muster. Ja kui sa nüüd vaatad 25 aastad, siis see, et kuidagi kõik nii-öelda siis, ütleme, viimased 20 aastad pekstakse totaalselt segast. Tehaksegi valesid otsuseid ja need alati võimenduvad. Ja võimalik, et 10 aastat tagasi ütles Igor Gräzin, et tal on selline tunne, et kuskil on rahvavaenlane ja ta ei maga. See oli Nõukogude Liidu ajal, et kõik olid rahvavaenlased, kes plaani ei täitnud või avaldasid oma arvamust. Ja ma arvan ka, nüüd mõtle nüüd ise. Viimane niisugune suuremat sorti kokkusaamine oli Jalta 2, 45 aasta, kus jagati maailma ära. Meie läksime Venemaa poole. Ameerika oli ameeriklastele, Euroopa oli siis prantslaste aga prantslasi ei olnud ju seal Jaltas. Roosevelt, Churchill ja Stalin. Et järelikult siis oli Euroopa Liit tänases mõistes oli ju inglaste kontrolli all. 100 aastat tagasi Inglise impeerium oli see koht, kus päike ei loojunud. Täna on see, et teil äkki varsti ei tõuse päike ka, sest tal ei ole maavarasid ju. Kui nüüd šotlased ka välja astuvad, siis ja irlased ära lähevad, siis teil pole nii-öelda ka turvast millega kütta. Inglismaa on täna kõige näotamas olukorras. Aga kui ma nüüd vaatan seda suuremat plaani, siis sa mäletad, et kunagi taheti Euroopa Liidust teha unitaarriiki. Et siuksed, nagu see meie ideaal riigijuht, keda meil kõik kadestavad, imetlevad, ma ei oska ta eest nimetada, Zelenskil, Voldemar Zelenski ütles, et ta on paks. Diplomaatilisel tasemel, mis sa oskad öelda? Äärmiselt akadeemiline, ilus, paks küll, aga näed, pani kraani kinni, et nüüd gaasi ei tule. Mõtle, mida sa suust välja jääd. Ja nüüd küsimus äkki ongi selles, et nii nagu on olemas plaan Suur-Ameerikast, äkki on plaan ka Suur-Euroopast, ehk Rooma impeerium. Ja nüüd küsimus on selles, et ei oleks selliseid Ungari-taolisi väikeriike, kes räägivad mingist etnorahvusest, mitte nagu natsid, et aaria rassist, vaid mulle meeldib, et ma olen eestlane, mulle meeldib emakeel ja üks asi, mida ma ka siiralt kahetsen, on see, et ma ei oska emakeeles väga hästi rääkida.
et aga noh, aega ju on, et ma olen küll 61 aastat vana, noh, pole enam kaua elada jäänud, et ainult äkki on 89 aastat, et ma kiusu pärast elan 150 aastani, et noh, ma tahan rohkem makse maksta. Et ja nüüd küsimus ongi see, et aga mis siis, hüpoteetiliselt, aga ongi olemas suur Euroopa plaan. Kus nad energia võtavad? Just. Ukrainat oli vaja, sest Ukrainal olid väga suured maavarad. Nüüd venelased võtsid ära mingi osa. Mingi osa ka Ameerikas. Ja see pahalane Donald Trump, ta andis oma laod vanadest relvadest tühjaks. Küll andis Biden, aga ma ei usu, et Biden ja Donald Trump määravad riigi tegeliku strateegilise eesmärgi ja tegevuse. Siis nad andsid kõik oma vanad relvad ära, teades, et uus ajastu ei ole enam selline, mida olid neil kõik laod täistoodetud ja kuhu olid arenduskulusid pandud. Nüüd selle eest, et me andsime oma vana raua ära, mille pealt me hoidsime kokku ka utiliseerimiskulusid ja sellest saime ju pool Ukraina maavaradest. Euroopa ka andis, aga mis me saime? Aga noh, ma arvan, et me peame jätkama seda sõdimist, et ma arvan, et kui me, Ukraina võidab Venemaa, siis me peaksime saatma Ukraina nüüd ameerikalastele kallale. Et Kuuba on ju olemas ja sealt Miami on ju seal kiviga visat. No jah, arvestades eestlasi, et meil ju rahvalaul ütles, et Eesti riigi piir käib vastu Hiina müüri, et ma ei tea, et vaevalt nad siiapoole tulevad, järelikult me peame sinnapoole minema. Aga tulles tagasi nüüd selle majandusloogika juurde, et siis sisuliselt me tänu eurole olemegi nagu hääbuv. Ja nüüd ainukene üks võimalus on selles, et me saaksime nii-öelda oma maavaradega tegelikult ära otsustatakse, et kindlasti maavarad ei tohiks jääda riigieelarvesse, vaid see on täpselt nagu Eesti maavara või Eesti varakoda, mis iganes fondi nime paneme, nagu norrakatel on nii-öelda rahvuslik fond, mille kaudu me siis tagame rahvuse püsimise. Sealt ei tohi anda ei ukrainlastele, ungarlastele, ma ei tea, kes veel võivad sõdida. Kellel pähe tuleb tänapäeval? Näiteks. Ja sa tead, kus pea on? Ma enam ei tea. Et kui keegi ütleb, antakse käsk, et me kindlasti ei tohi seda kasutada muuks otstarbeks, mis on fondile ette antud. Ja seal ei ole seukest, et kes ESM-ees või et kel lusti lööb kaasa. Et see peab olema kindlasti ette antud. Ja nüüd nii-öelda tuumaajastul on see üks hea asi, kui me läheme tuumaenergia peale, siis on vaja kindlasti uraani. Nüüd vanasti see kasutegur oli väike, aga täna osatakse seda nii-öelda tuumajäätmeid korduv kasutada. Ja nii-öelda 5 või 10 aasta perspektiivis meil teki enam tuumajäätmeid ka. Ja näiteks see SMR, Small Modular Reactor, väike moodulreaktor, mida hiinlased ehitavad, nad on kõige kaugemale sellest jõudnud. Et Alfred Weinberg, 1800. Ta ütles, et kui inimkond leiutab, avastab tuumatehnoloogia, mis on füüsikaliselt ohutu, siis tekib tuumaajastu. Ja nüüd aastal 2023 hiinlased augustis ja 1. septembril tegid korduskatse. Septembris tegid 2 katset. Ja nendel on HDGR. Ehk nendel see võimsus oli kuskil 200 megavatti, Hauvere on 300. Ehk siis täiesti arvestatava võimsusega. Seal ei ole tuumavardaid, vaid on sellised ümarad nagu golfipallid, 6 sentimeetrit läbimõõt ja see on kaetud grafeeniga ja sees on uraan äkki 6 grammi. Ja neid on seal 10 000, 40 000, sõltub, et millise konfiguratsiooniga see reaktor on. Ja nad kasutavad jahutuse asemel mitte vett, vaid heeliumi. Ehk HDGR tähendabki siis kõrge temperatuuri gaasijahutusreaktor. Ja kui vesi aurustub, siis ta paisub. Ja Tšernobõlis oli see, et keegi kogemata lihtsalt keeras natukene nuppu, et keerad vasakule või paremale poole, mis seal vahet on, aga keeras võimsust juurde ja jahutussüsteem ei suutnud jahutada, vesi paisus ja plahvatas. Kiirkeetja. Kui see nuppu ei ole, siis
lendab ka see õhku. Jaapanis, nagu sa tead, oli see, et oli tsunami, uputas pumbad ära, mis jaotusvedelikku viisid ja nagu räägitakse, et see mingi voolik, et see oli vale ots, et eestlased oleks selle otsa maha raiunud ja teibiga kinni pannud, aga jaapanlased hakkasid kosti ja kõike muud vaatama, et spetsialistid, kas see täpselt nii oli või ei olnud, me ei tea seda. Aga seal tuumavardad reageerisid, hakkasid sulama, tekkis vesinik ja vesinik plahvatas. Nüüd see HD Kerri puhul ei ole vett, mis paisuks ja plahvataks ja teine asi on, et ei ole ka need tuumasüdamik ei ole enam varras ja see sulama hakata, vaid on grafeeni sees, mis teadaolevalt on väga hea ohutusomadustega ja heeliumi temperatuur tõuseb 1000 kraadini. Ehk ta lisaks siis nendele uue põlvkonna tuumareaktoritele on meil olemas lisaks ka jahutus soojus, mis on 1000 kraadi. Nüüd, kui me võtame 1000 kraadi ja tahame nüüd toota vesinikku, siis me ei pea enam veest tootma elektrolüüsil, vaid me saame kasutada veeauru ja seda nii-öelda siis kombineerides joodi ja väävliga. Väävlit me saame meie põlevkivist, seda on seal palju, ja siis me saame toota vesinikku täiesti puhast, nii-öelda see roheline on juba sõimusõna. Jah, ta viitabki sellele, et on roheline algaja. et seda nii-öelda ökoloogiliselt puhast vesinikku ja selle vesiniku kilogrammi oma hind on 1 euro. Ja sellega sa võiksid sõita, ütleme mingi 80 kilomeetrit autoga. Kui sa nüüd mõtled, et diisli või bensiiniga, siis tee, mida sa tahad, 1 euroga sa sõita ei saa. Kuna meil on siis väga suures koguses vesinikku, siis meie majandus muutub. Eesti saaks muutuda üldsegi täiesti industrialiseeritud ehk tööstusriigiks ja mitte me ei müü seda, vaid ütleme, et kuulge, et aga palun, me toodame elektrit, meil on fikseeritud hind, sest tuumajaamad töötavad kogu aeg, hinna saab fikseerida, ei ole seal CO2, siis me anname teile kindla hinnaga energia, me saame ehitada väga head tööstushooned, sest potselaanist see on meil ju toore, mida me 500 miljonit tonni väidetavalt võiks olla põlevkivi, need tuhamäed, sealt me saame kaltsiumiühendeid, argeliidist saame alumiinium ja räniühendeid, me saame toota näiteks teepõhjasid, et meil ei teki enam pragusid. Aga kui sa nüüd lähed, räägid seda nüüd teedeehitajale, et kuule, et mis sa arvad, et ehitame sellise tee, paneme sinna natukene ka nanopuitu sisse, ehk mikropragunevad smart tehnoloogiat, et teeme tee ära ja 100 aastad ei ole sind vaja tee peale tulla, et siis sa freesid maha, ilmselt ükski teedeehitaja pole nõus, sest ta läheb pankrotti ju. See tähendab jälle seda, et mitte teedeehitaja pole ahne, vaid kui me seda teeme, siis me peame kompenseerima ehitajatele ja tööstustele, et me ei saa öelda, et teeme seda, teist ja kolmandat ja siis ütleme, et ikka juhtus. Et see tähendab seda, et me peame looma kompensatsioonimehhanismi ja see võikski olla maavarade fondist. Aga reeglina ongi see, et kui sa oled rääkima ettevõtjale või teadlasele, siis ta on midagi ära patenteeritud, siis ta vaatab, et aga kui see tehnoloogia töötab, siis mina olen ju töötu. Ja ma ei saa enam sümpoosionitel käia, ma ei saa bossata ja mis ta teeb, ta on sinu vastu ju. Mürgisüsti ei teha, mürke ei anta, aga nagu üks maksuametnik mul sõbrale ütles, kes tegi investeeriku mingi 250 000 sellesse seadmesse, siis ta pidi selle pealt ka erisoodustust maksma ja maksuametnik oli eesnimi, ei mäleta, Verjovkina. Et see, kui eesti keelde tõlkidest on ka nöörijupp või midagi niisugune jupats. Ja ta ütles, et ta teeb, ja Kauri näitas seda pilti ka. Probleem ongi selles, et kui sellise võimekusega nii väikse omahinnaga seade, siis ta tegelikult on selline. Jaotusasi on seal all, aga kuna seda võib seda lüpsimasinad, et iga udara peale, et ei panna udarat ühte sisse, vaid iga udarale on eraldi, et siis me võime neid seadmeid korrata ja mastabiseerida, ehk siis tööstuslikult kasvatada on kaunikesti võimalik, sest ta algusest oli teistmoodi, ta on algusest mõeldud purustamiseks. Ja siis see Verjovkina maksuametist ütles, et temale meenutab see mahlapressi.
no oskad sa midagi teha, et noh, vähemalt nii palju oli, et mul küll Tallinna ringkonnakohus ei lubanud sõna võtta, aga nii palju siis oli otsuses, et kui see seade töötab, siis nii-öelda sellel mul äripartnerile makstakse nüüd see erisoodustusmaks tagasi. Et aga noh, loogiliselt on ju see, et need inimesed, seal oli keegi Janek Lips, on Maksuametist, noh, ma olen tema nagu isiklik projekt, et noh, et ta ei saa nagu aru, et kusjuures ma rääkisin, maailm on väike ja noh, nagu kõige veidram, et noh, täna tõenäoliselt 50% maksuametnikest juba ütlevad, et tegelikult mul on õigus olnud. Aga noh, kõige hullem, kõige raskem sõna on andeks, vabanda. Seda ei saa teha ja kas või nui pooleks, et noh, nagu ma päriselt ma ei taha kellelgi kätte maksta. Ja mitte sellepärast, et ma olen hea inimene, vaid pigem, et ma olen väga kuri inimene, sest ükskõik, kuidas ma kellelegi kätte maksaks, siis see, mismoodi saatus või jumal seda teeb, siis ma olen poisikene selle kõrval. Et nagu hiinlased ütlevad, et kui sa piisavalt kaua jõe ääres passid, siis näed oma vaenlase laipa sealt mööda hulpimas. Kui ma vaatan, et paljud inimesed, kes mul on nagu elus ikka korralikult ülekohut teinud ja noh, need, kes on mind emotsionaalselt suutnud välja viia, siis kui ma vaatan, mis nendega elus on juhtunud, siis see on jälle kohatu. Mina poleks niimoodi osanud. Aga see on ka meile teadmiseks, et see ei ole üldse naljakas, et kui sa hakkad nii-öelda maavarasid tegema raha pärast või pulli pärast või selleks, et noh, leida endale ilusad elukaaslast, siis meil ei tule see midagi välja, et sa pead looduse juurde minema, ongi täpselt nagu noh, jaapanlased, et kui me midagi pattu tegin, siis ta on harakiri, et me läheme austusega sinna ja see ei ole üldse naljakas. Ma reaalselt ka päriselt mõtlen, et kui mulle antakse see tehnoloogia, siis see mitte selleks, et ma oleksin Eestis kõige rikkam inimene. No mis sa teed sellega? No mõtle, et sul on näiteks sularahas, kiusu pärast on sularahas $10 miljonit. Ja sa hakkad seda iga päev üle lugema. No kujutad pilti, sa oled 7468 miljonit ja edasi ja telefon heliseb, vaatad, ei ole, hakkad uuesti pihta. No, mis nauding see on ja kujutad pilti, mis väärtus on see, kui palju sul pangakontol raha on. Aga me kõik millegi pärast tahame sinna jõuda, saamata aru, et tegelikult meil nii-öelda normaalseks eluks ei ole rohkem vaja, kui näiteks sinul on olemas. No tsiteerides klassikut Margus Lepat, siis et mõni inimene on nii vaene, et tal ainult raha ongi, eks. Et noh, see tõesti, mis sa aga see on aus. Aga see on aus, nii ongi. Ja nüüd see küsimus ongi see, et kas see on, noh, kas see rikkus meil on õnn või mitte, kui me rahvana jääme selliseks, nagu me oleme, et me laseme endaga manipuleerida, siis tõenäoliselt suur Euroopa võtab meilt selle ära ja usu mind, nemad ei hakka tegema siin mingit maa-alust kaevandust kopmaasse. Ja kuidas see nüüd käib? Et kui ma ennem ütlesin, tules nüüd tagasi selle Kaja Kallase hulte lugemise oskuse pealt, et tõsteti makse, aga kulude vajadust ei olnud. Ja see oli eelmisel aastal suvel oli selge, et kulud on liiga kõrgeks planeeritud. Mis tähendab seda, et kui riik on juba majanduskriisis, see on hullem kui SMS-laen. See häärib majandusbaasi hävitate ja nad ikkagi jätkasid samas vaimus. See viitab ühele asjale, see on teadlik-tahtlik tegevus. No, või see on nii raske hooletusviga, mida üks kohus ütles, ma ei mäleta, see oli kas Bulgaarias või Rumeenias oli mingi kinnisvaraprojekt, äkki mingi Eesti tuntud pank ei hakka ütlema, S-tähega ta igatahes üks neist oli. Ja see hakkas propageerima, et see on väga hea koht. Mäletan, maa sihtotstarve oli prügimaa. Ja siis need, kes kaotasid Eesti eliit, heas mõttes panid oma raha, sest pank ju soovitas. Ja selles kohtuotsuses kirjutas kohtunik, et see on panga poolt nii raske hooletusviga, mis viitab tahtlusele. Ja minu teada Ameerikas on selline väide, et vaata kohtunikud ja riigiametnikud tavaliselt ei pea nagu põhjendama, aga sa pead põhjendama, et sa loll olid. Kui sa ära ei põhjenda, siis oled tahtlus. Sest jube raske on ära põhjendada, et ametnik on tahtlikult teinud, sa ei teadnud. Et see 800 miljonit krooni Kreisi raadiot, ma ei tea, kuhu ta kadus, et meile kokkulepe võtta, aga pane tagasi. Et ma ei tea, et nad ise ka hakkasid vahepeal naerma. Et ei ole. Ma ei tea, kus ta oli. Siin oli kava, või et keeled suhu Euroopasse, et me naerame, et see on Kreisi raadio, ei ole, see on Eesti lähiajalugu. Ja meil ei ole muud valikud, me peame vaatame peeglisse, et see kõik hakkab sinust ja minust pihta. Ja me kõik rahvas on ju proovinud, teataks seda, et tulevad uued parteid, eks ole, Eesti 200, Eesti matus. 200 sõjaväest tähendab laipa.
Eesti matus oli film olemas. Noh, mõtled, et see on naljakas, aga kas on ikkagi naljakas? Et meid nagu kodeeritakse, et me harjume ära, noored lähevad minema, noh, sina proovid siin maal, eks ole, minust pole enam midagi teha, noh, tehnoloogia on, aga noh, ta on ju lollakas. Midagi ei saa niimoodi teha, et kui sa lubad, et ma näitaksin sulle... Ja, tahtsingi järgmisena küsida seda, et see ei räägi päris tühjast, et see tehnoloogiaga oled ju kokku puutunud. See on 2 aastat vana katsetus tehtud, see on Eesti kukerseid. Siia on tõenäoliselt natukene üle kilogrammi Eesti põlevkivi, et kui sa selle nüüd põlevkivi nendes tükkides, mis läheb ahju, pinna peale laotad, noh, siis ütleme, selle sinu kirstukohane pindala saame täidetud. Et see on nüüd 2 aastat tagasi ja suurusjärgud on siin 20–40 nanomeetrit. Et kui see purk oli täis, ma olen siin igale poole andnud, siis sellega oli nüüd võimalik ära katta kuskil 10 jalgpallistaadionid. Teratõre kõrval, nanoosakesed. See pind on tal mega. Ja nüüd nanoosakestega on üks asi, et kui ta ära sisse hinga, kui sa näed, siis ja. Kohe aurustub. Ehk ta on mul just sellepärast teile hermeetiliselt kinni, see ei ole kõige mõistlikum mõte, sest siin on päris korralik. Saab hea kiirituse juba. Ei, kiiritust ei saa, aga mürki on ja kopsudes, aga õnneks me köhime selle välja. Ehk põhimõte on selles, et seda on võimalik teha, aga see on päris kallis tegevus ja meil täna on võimekus saavutada selline tonni purustamine, kus reaktori energiakulu on 1 kilovatt. Me siin 3 aastat tagasi me saime 7–8 kilovatti, see oli juba ka väga hea, aga nüüd on 1 kilovatt. Ja näitan sulle nüüd ühte asja. Tavaliselt nanoosakesed, kui nad saavad hapniku õhuniiskust, siis nad lähevad tükki. Et näed, ta on ikkagi siukene voolav. Nii, et ta näed kuskil selline tase. Nüüd otse eetris, must kunstnik. Filmitrikke ei ole, midagi juurde ei pane. Ei ole, keele välja võtad siis, keele pikkust fikseerida. Ja lihtsalt, see on staatiliselt laen. Et osakesed õõruvad, et sina saad teha, sul on juuksed peas, mina ei saa teha. Et kui sa väga õõrud, siis saad Mr. Beani teha. Ja vaata nüüd. Opa, põhimõtteliselt poole rohkem. Ja, aga see, mis juhtus, see on mitme jalgpallistaadioni jagu tekkis praegult seda pinnakatet. Ja nüüd küsimus ongi selles, et sellega me ei saanud nii väikesest jaotusest enam ära eraldada orgaanikad ja mineralosa. Aga nüüd Istanbulis oli töönõupidamine vähem kui kuu tagasi, siis põhimõtteliselt me oleme isegi lahendanud selle, et isegi siit on võimalik orgaanika eraldada. Ehk kui me nüüd hakkaksime kaevandama argiliit ja kukersid, ehk nagu praegultki öeldakse, seda tasub nagu koos kaevandada, siis see tasub ennast ära, meil ei jää mingit kuumaastikku, meil rikub põhjavett ära, aga ei ole mina ega sina see grupp inimesi, kes oskaks seda majandada. Aga seda kindlasti tuleks teha riiklikul tasemel, aga kui me natukene oma välispoliitilist narratiivi muudame, et kes sa siis oled, et me hiinlaste käest vastu ei võta, siis me ei arene ja ei arene kohe ka 10 aasta pärast. Ehk põhimõte on selles, täna on lahendused olemas, aga küsimus on rahvas. Kui me nüüd hakkame uuesti erakondasid tegema, siis põhimõtteliselt see on ühest august teise. Ja mitte, et mõnel peaministril, kes on kaua ametis olnud, et loorbär ajab juured pähe, et see juhtub inimestega. Et ma tean ühte lugu, üks tuttav rääkis, tal 2 sõpra läksid Riigikokku ja siis läks 3. ka. Ja ta ütles, et vanasti oli nendega hea rääkida, et nendega sai, viina visata, elust rääkida, et täna ei ole võimalik nendega rääkida. Et mingisugune poliitiline alatoon, kuidagi inimene on nagu, ma ei tea, hobuse all silmaklapid, et ei ole millegist rääkida. Ja siis 3. sõber ütles, et ei ole võimalik. Silm nähtavalt läheb lolliks kätte ära. See juhtub, kui me läheme poliitikasse ja me läheme sinna selleks, et ajada oma kasu. Et
ma ei tea, pension või erisoodustused aga seal enamik inimesi ei oskagi öelda, näiteks lihtne asi, miks Andres Raid Eesti Televisioonist kinga sai, et Ülo Vooglaiu mahitusel ta tegi dokumentaalfilmi, et mis asi on vastutus. Käis seal mingi autojuhi juurest, tema teadis, et tema peab kaupa viima ja laoinimene pidi tegema, et ladu säiliks ja raamatupidaja, et kassas raha oleks, aga küsiti Riigikogu liikmetelt ja tollane Riigikogu esinaine, teadlane, mõtles, et see hea küsimus. Ja ma ei oskagi vastata. Saad aru, kui sa tegutsed ilma vastutuseta, sellele või mõelda ka, midagi ei tule välja. Ja nüüd välja ongi tulnud midagi, ilmselt on see kits kärneriks, meil majandus oma hind kukub, selle oma hinna ja sellise hinnataseme juures me ei saa mitte midagi müüa. Ja nüüd ainukene on võimalus teha restart. Aga me peame inimestena muutuma. Ja kui me lihtsalt praegult võtame need tehnoloogiad kasutusele, meilt võetakse see ära. Tehakse avakaevandus, eriolukorra seadus on peaaegu olemas. Täispika intervjuud Raivo Paalaga ja veel teisi põnevaid vestluseid julgete ja inspireerivate inimestega leiate Vanglaplaneedi vastupanuliikumise lehelt aadressilt vastupanuliikumine.ee. Aga enne kui sinna suundute, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid Pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlik inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded püsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest, lisaks reklaamitulule veel umbes 10 eurot kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise ja isegi mõne eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.